No miskil põhjusel arvab mandrirahvas, et see kõige popim jaaniõhtu veetmise koht on ikkagi Saaremaa. Ja põikamegi nüüd korraks siis Saaremaale, kui enamik mandrilt autodega saabuvaid jaanitulelisi hajuvad saare peale laiali ja suurem osa jääb Kuressaarde pidama, siis teatud osa turiste jõuab edasi ka Sõrve-Sääre tippu, sealt paistab ilusa ilmaga ka üle mere Lätimaa. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale, võtan valutagi ja ruttu teele. Tänavu aastal ilm jaanitulelisi ei soosinud. Kuigi hommikune paduvihm õhtuks lakkas, tõusis merelt tuul, mis inimesi sundis jopedesse riietuma ning majade vahelt varju otsima. Nii avaneski Sääre Paargu juures vaartepilt, kus mitmemeetrine lõkke leegitses uhkes üksinduses otse mere kaldal. Inimesed aga kössitasid majaseinte varjus. Kostus hõikeid, et lähme ära laadlasse jaanitulele. Vana isa, tükkas visa, kehva põldu haritsid. Merel sõites, torme võites, nad ei kartnud harisid. Laadlapoe juures oli peol juba hoog sees. Reporter ruulib täiega. Ametlikult elab Torgu vallas 360 inimest. Esmamulje oli, et vähemalt pooled neist on jaanituleplatsile kogunenud. Aidaseina seest jagati õlut ning tuulekala. Koos olid erinevad põlvkonnad vankrealistest vanamemmedeni. Pikema otsimise peale leiti seltskonnast ka üks Jaan, kes nägi kurja vaeva, et vihmamärg lõkke põlema saada. Siis käidi üheskoos 3 korda ümber lõkke, et eelolev aasta edukas tuleks. Miks on aga just Laadla jaanituli nii populaarne? Siin on oma traditsioonid sügavalt juba üle 10 aasta oleme teinud siin üritusi. See on väga ilus koht tänu Koppeli Jonele, peremehele ja mina olen aidanud neid üritusi teha ja meil on omalaadne üritus Laadla kott. Ma usun, seda ei ole mitte kuskil kindel 50 kilo ja viiakse ümber puu suure kivi peale, aja peale. Poemees paneb ise auhinnad välja ja rahvas tõmbab see ligi, sest igal võistlusel on 3 paremat auhinnalised. Kunagi oli Rahustal väga suured jaanituled, seda mäletavad kõik. Ja nüüd ma ütleksin, et isegi Laadla võtab sama mõõtu välja. Päikeseloojangul heiskas kohalik poemees Jone Koppel sinimustvalge lipu ning siis võis tants alata. Kuigi mõni mees pidi oma partneriks puuhalu valima, ei jäänud tantsupõrand ometigi tühjaks. Noorem rahvas kiikus suurel külakiigel ning tagus võrkpalli.